tiiger tõenäoliselt on selline võitleja ja võitlejad minus on hästi palju. Et minu meelest ei saa üldse öelda, et kas sa oled selle endas leidnud, see sul kas on või ei ole. Ja see sul väljendub mingites hetkedes, et kui tekib see olukord, siis sa tormad sinna võitlusesse, ega sa ei mõtle seda niimoodi võib-olla alati läbi ja ma arvan, et see on ju sama, ega kui loomade kohta lugeda, kas või on Aleksei Turovski ja raamat Loomult loom, et seal ega loom ju ka ei mõtle, et mis täna teeks, et läheks, võitleks, murraks mõne kitse, vaid loom lihtsalt tegutseb lähtuvalt sellest. Ja ma arvan, ega meie oleme ju samamoodi ikkagi mõnes mõttes loomad ja loomult loomad, et on mingid instinktid, mis sul toimivad nii lihtsalt, et sa selle peale nii ei mõtlegi. Millegipärast mul tulevad meelde lastega seotud lood. Ja kui lastele tehakse liiga või et ka tiiger on ju väga kiire ja näiteks mul tuleb meelde selline lugu, kui me olime Brüsselis, oli üks selline park ja pargis tiik ja tiigis pardid ja mina seal oma lapsega ja vaatan, et kaks sellist väikest, üks selline, ütleme, aasta natuke peale ja teine natuke, ütleme, selline kolmene, liiguvad vaikselt kogu aeg nendel partidel järel sinna tiigi suunas ja mina vaatan, et kus on nende laste vanemad, et näed, et see asi seal hakkab ja seal on keegi, kes näpib telefoni, seal on keegi, et keegi ei ole ja siis vaatad, et nüüd ei ole midagi, et siis sööstad kohalt ja järgmine hetk oligi, et ma sain kapuutsist kinni, kui see väiksem oleks sinna tiiki kukkunud. Ja siis sa mõtled, pärast seda mul käed täiesti värisesid, aga et see on see nii-öelda, kui sa võtad kohalt ära ja sul ei ole seda reageerimishetke, et kunagi ma lugesin üks huvitav raamat Leanne Brisadin Female Brain, et naise aju kohta, sellest, et me oleme kõik ikkagi ju hormonaalselt samamoodi ehitatud, nagu me olime kiviajal ja et meie oleme niimoodi programmeeritud, et meie instinkt on, kuna me oleme füüsiliselt nõrgemad, kui on mehed, siis kiviajal oli see, et väldi igal juhul konflikti, sellepärast, et kui sa lähed konflikti, siis sa selles kakluses jääd alla ja sa pead kaitsma lapsi, sa pead ennast, eks ole, et sul ei ole mõtet seda konflikti esile kutsuda. Samas, kui meestel on see, et siin saab võidelda, et naised on ja mis siis, et me oleme väga palju sellest ajast edasi arenenud, siis see hormonaalne sõnum või valem meie peas on tegelikult seesama, et iga hinna eest vältida konflikti, sellepärast, et sa igal juhul, sa pead lapsi kaitsma, sa pead iseennast kaitsma, sa pead ellu jääma. Ja ju see siis nii on. Kui ma olen loomaias käinud, siis ma olen alati vaadanud seda vaest tiigrit seal väikeses puuris. Ja see on näha, et tal on olnud seal liiga vähe ruumi tema sellise võimsuse ja kõige juures ja ma arvan seda, et kui vaadata loomaaeda üldiselt, siis loomaia loomad on saanud ju väga palju paremad elutingimused ja see on ülipositiivne, et ma arvan, et kui me üheskoos suudame teha midagi selleks, et ka tiigril oleksid sellised võimalused, et ta saaks tulla tagasi koju, siis ma arvan, paljud meie lapsed saavad sellest rõõmu, kui nad seda tiigrit seal loomaias näevad, nagu nägin mina oma lapsepõlves või oma lapsega õnneks ka siin veel paar aastat tagasi ja et see võimalus oleks ka tulevikus olemas. Tiiger Pootsman on praegu Tšehhi loomaaias ja ta on ajutiselt seal, et kuna tema geenid on nii väärtuslikud ja tema läks täitma sinna isa rolli. Ja mis ongi väga tore, et peatselt on tulemas pojad. Ja loomulikult me soovime oma tiigrit tagasi saada, sest me soovime ju tegelikult, et ka meil Tallinna loomaajas, et ka meie näeksime seda, kuidas meie tiigril on pojad ja et me kõik ise tunneksime sellest samasugust rõõmu, nagu tema tunneb.